Palume saadikutel oma istekoht üles leida. Jätkame päevakorra menetlemisega. Päevakorra 5. punktiks on Reformierakonna fraktsiooni algatatud kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu. Kutsun eelnõud, kes Reformierakonnas soovib tulla ette lugema, võib panna ennast kõnede järjekorda. Reformierakonna fraktsiooni saadik Lisanna Tõnne. Austatud eesistuja, austatud kuulajad. Esitan teile Reformierakonna nimel kõrgharidusseaduse muudatuse eelnõu. Eesti Vabariigi seadusest tulenevalt otsustab Riigikogu muuta kõrgharidusseadust. Kõrgharidusseaduses tehakse järgmised muudatused. 1. Paragrahv 16. Õppekulude hüvitamine. Paragrahv 16. lõiked 1-9 tunnistatakse kehtetuks. 2. Paragrahv 16. Õppekulude hüvitamine. Seadus täiendatakse paragrahv 16 lõigetega 1-9. Võite jätkata. Kas ma alustan algusest? Ei, võite jätkata. Olgu, aitäh. 2. Üliõpilasel, kes õpib esimest korda sellel akadeemilisel õppeaastal, võib nõuda õppekulude hüvitamist ehk tasu. Kas 30% õppekava ulatuses või 15% õppekava ulatuses, kui eelneva semestri õpitulemused ületavad ülikooli sätestatud lävendi. 3. Tasu ei nõua kõrgkool üliõpilaselt, kes on keskmise, raske, sügava puude või haridusliku erivajadusega. 2. Alla 7-aastase lapse või puudega lapsevanem või eestkostja. 3. Õppinud välisriigis eeldusel, et seal läbinud õpinguid arvestab kõrgkool vähemalt 15 ainepunkti mahustama õppekava täitmise osana, esitanud ülikoolile taotluse tõendamaks, et perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla alampalga. 4. Kui üliõpilane õpib eestikeelse õppekava alusel täiskoormusega, aga ei ole alates teisest semestri lõpuks kumulatiivselt täitnud kogu õppekava nõutud mahtu, võib kõrgkool nõuda temalt õppekulude hüvitamist täies ulatuses. 5. Kõrgharidustaseme õppekulu ülemmäära kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 6. Kui õppimine on üliõpilase jaoks tasuta, ei ole kõrgkoolil õigust nõuda temalt tasu õppesse astumise vastuvõtmise ega vastuvõtu tingimustega määratud soorituste eest. 7. Õppekulude hüvitamist ehk tasu kogu õppekava ulatuses võib nõuda üliõpilaselt, kes 1. ei õpi eestikeelse õppekava alusel, 2. on juba õppinud samas kõrgharidustaseme õppes vähemalt poole õppekava originaalkeskusest tasuta ning selles õppesse vastuvõtmisest on möödas lühem aeg kui õppekava 3 korda või integreeritud bakalaureuse ja magistriõppe korral 2-kordne nominaalkestus. 3. on 2 aasta jooksul välja arvatud ja uuesti vastu võetud samale õppekavale. 4. peab õppekulusid hüvitama politsei- ja piirivalve seaduses, vangistusseaduses või kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras. 5. asub õppima erakõrgkooli sellise õppekava alusel, mille õppekulusid ei kaeta tegevustoetusest või sihttoetustest. 8. Kõrgkooli rahastamisel võib Vabariigi Valitsus koostöös kõrgkooliga määrata õppekavagrupid või õppekavad, mille alusel õppivad õpilased ei ole kõrgkoolil õigust tasu nõuda. Kõrgkool tagab õpilaste teavitamise sellest kokkuleppest. 9. Kõrgkool kehtestab tasumäärad 4 kuud enne õppeaasta algust ning teavitab üliõpilaste õppekulude hüvitamise määrast iga semestri alguses. 3. Paragrahv 68 seaduse jõustumine. Käesolev seadus jõustub 2024. aastal 1. augustil. Käesolev otsus jõustub selle allkirjastamisel. Nii. Oleme alati väga uhked, kui Eesti PISA testi edetabelite tipus võidutseb või kui keegi komplimenteerib meie põhi- või keskharidussüsteemi. Kuid kõrgharidustaseme koha pealt oleme me tegelikult lausa täiesti hädas. Ka Corelli Simonsi uuringute kohaselt oleme 50 uuritud riigist 47. kohal. On fakt, et kuigi tasuta ülikoolisüsteem võis varasemalt ennast ära tasuda,
siis ei suuda see tänapäeva maailmas pakkuda enam kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust. Ja just seetõttu, et see on niivõrd alarahastatud. Lihtsalt ei ole raha, et õppejõududele korralikult palka maksta, et see oleks atraktiivne oma ala tippudele. Või näiteks ei ole mõnel ülikoolil isegi raha, et õpilaste baasvajaduste eest hoolt kanda. Näiteks 2022. aasta sügise näitel, kus Tallinna Ülikooli õpilased kannatasid käreda külma käes samal ajal, kui nad pidid õppima, sest ülikoolil ei olnud raha maksta kütte eest. Kõik selle parandaks aga eraraha osa olemasolu õppemaksus. Näiteks 30% Tartu Ülikooli ingliskeelse õppesuuna lainete õppemaksus on selle aasta seisuga 945 eurot. Leiame, et see on igati mõistlik summa, mis keskmiselt võrreldes Euroopa keskmise õppemaksuga, mis on umbes 3000 eurot, on see tunduvalt väiksem ning keskmine õpilane saaks seda tegelikult endale lubada. Samuti oleks nad motiveeritud seda tasuma, sest see makstud summa läheks otseselt nende elu parandamiseks ning tagaks neile maailma tasemel hariduse, mille pärast nad tegelikult ülikooli läinud ja ongi. Nii, aga nendele, kellel aga päriselt seda raha ei ole, siis on meil vajaduspõhiline õppemaksuvabastus, seega ei tekita eelnõu olukorda, kus mõned Eesti inimesed endale õpinguid lubada ei saaks. Näeme, et isegi kui keegi lisaõpingutest loobub, siis on need ainult need inimesed, kes erinevate õppekavade vahel hüplevad ning sellega päriselt eriala omandavate soovijate noorte võimalusi ära võtavad ning nende eest me ei tahagi maksumaksja rahaga maksta. Samuti motiveerib õppemaks tudengid rohkem pingutama, sest heade tulemustega peab õppemaksu maksma poole vähem. See motiveerib inimesi õppima rohkem ka erialadel, kus tööjõu defitsiit, sest kui õpilane sooviks minna näiteks mitmel erialale ning tal on valida, et ta tahab mõlemat sama palju ning üks neist on tasuta, ta läheb sinna, kus on seda tööjõu puudust ning see aitab ka meie riigi olukorda. Ehk siis, mida meie eelnõu teeb? See parandab õppetingimusi, see parandab õppekvaliteeti, õpimotivatsiooni ning mingil määral ka tööjõupuudust praegu defitsiitsetel erialadel. Lahendades sellega kõrgharidusrahastusprobleemi, mis on Eesti ühiskonda kimbutanud juba aastaid. Haridus on ju tõesti kõige tähtsam, nagu oleme täna kuulnud pikalt ka näiteks EKRE seisukohakõnes või Keskerakonna eelnõu kõnedes. Parandame Eesti kõrgharidust ja õppurite heaolu, et Eesti õpilaste tulevik oleks päriselt kindlates kätes. Kutsun üles eelnõu poolt hääletama. Aitäh! Aitäh! Eelnõule võite oma kohale tagasi minna. Eelnõule on laekunud muudatusettepanek. Kutsun kõnepulti muudatusettepaneku esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni saadiku Lauri Pohlaku. Muudatusettepanek näeb ette säte number 21 asendada säte allpool toodud uue sättega 100% õppelaenu ulatuses või õppekava ulatuses. Palun, saadikul on nüüd võimalus oma muudatusettepaneku kaitsta. Jah, aitäh. Kõigepealt täpsustan Pehlak. Nii, ühesõnaga, te näete ise, mida meie fraktsioon arvab sellest sellest eelnõust üleüldiselt ja me oleme täiesti kindlad oma seisukohas, et seda eelnõud ei tohiks mitte mingil juhul vastu võtta. Ometi oleme proovinud vähemalt mingilgi määral parandada seda täiesti katastroofilist eelnõud, mida Reformierakond tahab läbi suruda. Nimelt, see eelnõu ei paranda mitte midagi, vastupidi. Ta on võtnud halvima kõigist maailmadest ja kombineerinud selle üheks käkerdiseks. Nimelt on see ära solkinud Eesti uhke lipulaeva meie tasuta kõrghariduse näol ja asendanud selle mingi maksustatud käkiga, mis ei tooda piisavalt raha, et ise olla efektiivne. Meie tahame vähemalt selle parandada,
kui me juba kehtestame õppemaksu, siis peaks see olema piisav, et ülikool saaks ise tegutseda. Ja seega me tõstame sellest ka tulenevalt meie muudatuseelnõu, et tõsta see 30% pealt 100 peale, mis annaks meile päriselt piisavalt raha, et anda edasi need suured boonused, mida Reformierakond taotleb. Päriselt parem õpe, päriselt ülikoolid, mis suudavad maksta kütet. Me lihtsalt näeme, et Reformierakonna eelnõu on parim või halvim kõigist maailmadest ja meie tahame seda muuta. On teil küsimusi? Aitäh, palun saadikul pulti jääda. Ja nüüd on siis Riigikogul võimalus muudatusettepaneku esitajale küsimusi esitada. Selleks saate sõnavõttu järjekorda ennast lisada. Nii. Isamaa saadik number... See pole Isamaa. Reformierakonna saadik 52, palun. Aitäh selle sõnavõtu eest. Ma uuriksin siis kohe seda, et kui ma saan aru, et teie eesmärk on siis tõsta see õppekava maksumus siis 100%-le õpilase enda vastutuse alast. Et ma siis uurin seda, et kas siis see ei ole täpselt see, mida me proovime vältida kogu oma haridusseiviga, et inimesed läheksid meil näiteks välismaale siis edasi õppima. Sellepärast, et mida praegune eelnõu suudab endast kombineerida, on see, et me suudame efektiivselt majandada oma ülikooli ja selle me suudame neid teha maksuvõimeliseks, et õpilased, kes seal õpivad, saavad päriselt seal käia ja maksta selle eest. Teie muudatusettepanekuga aga kaoks õpilastel see õppimisvõimas ära, sellepärast, et nad maksaksid liiga palju, neil oleks palju lihtsam minna mõnda teise näiteks välismaa ülikooli. Kas see ei oleks EKRE põhimõtetega vastuollu, kus me tahame just peatada välisriikidesse minevate eestlaste arvu? Ja ütleme, kas meil ei oleks ajude väljajooksu ei tekiks sellest, kas te arvate? Võite vastata? Jah, suured tänud selle küsimuse eest. Me tegelikult EKRE seisukoht on see, et see eelnõu on üleüldiselt väga kehv ja ei tohiks mingil juhul läbi saada, aga meie muudatusettepaneku põhimõte on see, et kui meil on piisavalt palju ressurssi neil ülikoolidel, piisavalt suur kapital, millega parandada oma õppetulemusi, siis need õppetulemused ka paranevad piisavalt, et Eesti inimestel oleks päriselt tahtmine valida nagu välismaale mineku asemel Eestisse õppima jäämine, sellepärast, et meil on ressursse, millega teha need ülikoolid päriselt piisavalt heaks. Seega see elimineerib siis selle välismaale mineku probleemi ja ma usun, et nii kõrge haridustaseme eest, mida me saame selle ressursiga pakkuda, on valmis Eesti üliõpilane ka veidike maksma. Reformierakonna saadik 28. Aitäh! Sooviksin täpsustada, et meie eelnõuga saab ka ju see ülikool tegelikult see 100%. Lihtsalt 70% maksab riik, nagu praegu ta maksis 100%, nüüd meie maailmas maksab 30%. Praeguseks oli probleem see, et see 100%, mille riik maksis, ta ei jõudnud sellest piisavalt palju maksta. Riigil ei ole raha. Nüüd, kui maksab 30% see tudeng, siis päriselt tuleb raha juurde ning nende tudengite elu läheb paremaks samal ajal, kui see tudeng ei pea maksma mingeid üüratuid summasid, mille jaoks ta peab mingi laene võtma või mis iganes. Kas te ei leia, et nüüd, kui see tudeng on see, kes peab maksma selle 100% tasu, siis kõik muu jääb ju samaks, välja arvatud see, et inimesed ei tahaks minna enam ülikooli, sest see on nii kallis nende jaoks ja nemad peavad kannatama. Aitäh! Võite vastata? Ega riigi toetus ei pea selle pärast nüüd ära kaduma, et riik võib endiselt natukene toetada neid ülikoole ja siis me saame selle 100% asemel äkki isegi 150%. Riik kulutab vähem raha, meil on rohkem ressursse, millega parandada Eesti ülikoole ja tegelikult see süsteem oleks palju parem. Nüüd, kui me jätame selle eelnõu üldse ära, mis on see, mida me taotleme, siis on
juba põhimõtteliselt see, et Eestil on tasuta kõrgharidus, see, et meil on tasuta ülikool, see on juba omaette auasi, võiks isegi öelda. Ja ma arvan, et näiteks sotsiaaldemokraatlike vaadetega käib see väga hästi kokku, kui me saame ühiste varade eest pakkuda tasuta kõrgharidust. Nii et me ei karda õppekvaliteedi langemist või õpilaste vähesust ja tegelikult toetame me üldse praeguse süsteemi muutmata jätmist. Keskerakonna saadik 96. Aitäh sõna eest. Minu küsimus on siis selline, et juba praegu räägitakse haritud spetsialistide puudusest ja kui te teete nii kõrge õppemaksu, siis kust võtavad varsti ettevõtjad ja erinevad firmad endale just haritud spetsialiste, kes nagu oskavadki ja teavad sellest erialast väga palju? Aitäh. Luba vastata. Me arvame, et neid spetsialiste tuleks endiselt ja need spetsialistid, kes tuleksid, oleksid palju efektiivsemad, palju paremad, sest neil on kõrgema tasemega haridus, nagu me enne ütlesime, tegelikult me ei muudaks üldse süsteemi, aga nüüd, kui me peame kaitsma seda muudatuseelnõud, siis küll need spetsialistid ka tulevad ja need, kes tulevad, on palju paremate kvalifikatsioonidega ja tegelikult ka rohkem neid spetsialiste tahaks tulla ülikoolidesse sellepärast, et nad saavad omandada palju kõrgema ja parema ja kvaliteetsema hariduse ülikoolis, mis on normaalselt köetud, mis on normaalselt soe. Need kõik teised rahastusest tulenevad kasud kaaluvad üles selle väikse õpilaste arvu languse, mida toob kaasa kõrgem õppemaks, sellepärast, et kui sul on ülikoolis mõnus õppida, siis sa oled valmis sellest ka veidike rohkem maksma. Need spetsialistid tulevad. Isamaa saadik number 33. Aitäh sõna eest. Mul on küsimus siis, mis on siis teie arust võimalik jätkusuutlik alternatiiv praegusele eelnõule, sest kõrgharidus vajab reformi, vajab raha. Mis on siis teie võimalus, teie arvamus, kuidas me saaksime kõrgharidust paremini rahastada? Kas te äkki hakkate porrot siis maksustama, kuna teie eelnõu läbi kukkus? Aitäh. Võite vastata. Tähendab, meie arvame, et praegune süsteem ei ole nii halb, kui Reformierakond proovib meile pähe määrida. Tegelikult tasuta kõrgharidus on Eestis siiski üpris tasemel, näiteks arstiteaduse valdkonnas ja see, tõsi, ta ei ole küll nii efektiivne, kui ta võiks olla, aga me ei näe, et see nii drastiliselt vajaks muutmist, et me oleme nõus lõhkuma põhimõtteliselt töötava süsteemi selle nimel. Me arvame, et praegune süsteem töötab piisavalt hästi ja selle putitamine mingi pooliku 30%-lise eelnõuga on halvim variant, mis võimalik. Põhimõtteliselt ükskõik, mis alternatiiv Reformierakonna eelnõule oleks parem. Reformierakonna saadik 45. Aitäh, austatud eesistuja nimelt. Kas te saaksite palun selgitada, mida te mõtlesite enda kõnes selle all kõigist maailmatest? Mis on kõigist maailmatest? Aitäh. Luba vastata. Kõik maailmad on mõlemad maailmad, üks maailm, kus meil on tasuta ülikool, kus meil on põhimõtteliselt juba tasuta kõrgharidus, mis on juba põhimõtte poolest Eestil uhke ja hea ja lipulaev. Te tahaksite selle ära kaotada ja siis teine äärmus, teine maailm, kus meil on jätkusuutlikult ja väga tugevalt ja isegi võib-olla liiga tugevalt rahastatud ülikoolid, kus on väga kõrge õppetase. Need on need kaks maailma, kus meil on tasuta kõrgharidus, mis on nagu põhimõtteliselt hea, teine maailm, kus meil on väga kõrgel tasemel kõrgharidus, mis ei ole küll tasuta, aga on samamoodi hea ja teie võtsite need kaks ja kombineerisite need kokku
maailmaks, kus meil ei ole ei tasuta ega heal tasemel kõrgharidust. Kahjuks teie eelnõu lihtsalt ei täida, ei too endaga kaasa neid boonuseid, mida te lubate. See vaid halvendab olukorda. Võtan saalist viimase küsimuse. Isamaa saadik 38. Reformierakonna saadik siiski, aitäh. Vabandust? Ei ole hullu. Te ütlesite, et tasuta kõrgharidus on Eestile auasi, samal ajal aga ütlesite, et teie muudatusettepanek on siis panna õpilane maksma 100% 0% asemel. Siin on minu jaoks siis väga suur vastuolu, et kas te palun selgitaksite, et kui te ütlete, et tasuta kõrgharidus on Eestile auasi, samas soovite ise panna õpilase maksma 100%, siis kas EKRE eesmärk on kahjustada Eesti ülikoolide mainet ja samuti käis siit läbi, et ülikool võiks saada siis hoopis 150%, et jätta alles õpilase oma maksumuse ja riigi rahastuse. Et kuhu täpsemalt see 150% siis suunataks ja millised valdkonnad sellest kõige enam kasu saaks? Aitäh! Võite vastata. Nii, kindlasti me ei taha kahjustada mainet. Me lihtsalt, ma võtan selle teise poole ennem, et see 150% seda saaks laiali jaotada erinevate valdkondade peale, näiteks arstiteadus vajab alati rohkem raha, alati on uued ravivõtted, mida on vaja harjutada, uued aparaadid osta, paremad õppejõud, rohkem palka. Alati on vaja sinna raha suunata, et 150% eelarvest raha üle küll ei jääks. Siis see algne punkt, et Eesti kõrgharidus on meile auasi ja see ongi, ja sellepärast tegelikult EKRE primaarne seisukoht ongi see, et me ei peaks mitte midagi muutma selle praeguse seaduse juures, et meie lihtsalt proovisime päästa oma muudatusettepanekuga ühte hukule määratud eelnõud, mis on kahjuks ka meie muudatusega mitte pooltki nii hea kui praegune töötav ja hea süsteem. Sellega ma kutsun teid kõiki üles hääletama selle seaduseelnõu vastu, ükskõik kas muudatusega või ilma. Aitäh! Aitäh! Saadik võib oma kohale tagasi liikuda. Kas Reformierakonna fraktsioon soovib muudatusettepanekule reageerida? Kui jah, siis palun panna ennast kõne järjekorda. Reformierakonna saadik Bianca Sinivee võib kõnepulti tulla. Alguses ma tahaksin öelda, et me kuulsime eelnevalt EKRE muudatusettepanekult täiesti seinast seina argumente. Kõigepealt me kuulsime, et tuleks tõsta 100% peale ja siis me kuulsime, et tuleks hoopis tegelikult, et tasuta ei ole mitte midagi viga. Selles mõttes me ei saa EKRE, või me tegelikult saame ikkagi sellest probleemist aru, et EKRE probleem on pigem Reformierakond, mitte meie eelnõu. Aga ja siis EKRE saadikud ilmselt ei ole meie eelnõud nüüd päris täpselt läbi lugenud, sellepärast, et me ei muuda seda maksumääru klausli, vaid seda, mitu protsenti keegi maksab. Seega, kui ülikool saab ikka sama palju raha olenemata, kas õpilane maksab 3000 või riik maksab 2000 ja õpilane 1000. Ühesõnaga, meie reaktsioon üleüldiselt sellele EKRE muudatusettepanekule on see, et ärge hääletage selle poolt, sellepärast, et see ei ole läbi mõeldud kohe kindlasti mitte EKRE poolt. Kõnepuldis olnud isik ei olnud adekvaatne ega ei esitanud adekvaatseid fakte. Ja loodame, et toetate Reformierakonda, kuna meie eelnõu tegelikkuses ikkagi töötab, vahet pole, mida siis EKRE oma populismi eesmärgil siis üritab teile rääkida. Aitäh! Aitäh!
palun saalis viibivatel saadikutel ilusti oma istekohale istuda. Panen hääletusele muudatusettepaneku. Muudatusettepanekule saab olla kas siis poolt või vastu. Erapooletuks jääda ei saa. Ettepaneku esitajaks on Lauri Pehlak, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadik. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega 11 poolt ja 71 vastu on muudatusettepanek tagasi lükatud. Kuid nüüd ei ole läbirääkimiste voor, on avalikud küsimused saalist igatahes. Kes Reformierakonnast või fraktsioonist soovib tulla küsimustele vastama, võib panna ennast kõnede järjekorda. Reformierakonna saadik Anna-Milena Linder, võite tulla pulti. Küsimuste küsimiseks palume siis Riigikogu liikmetel panna ennast sõnavõttude järjekorda. EKRE saadik 18. Tänan sõna andmise eest, et miks küll teie niikuinii idiootse plaani puhul tahate te vabastada need õppemaksust need inimesed, kes on niikuinii juba ära põlanud Eestis pakutava kõrghariduse. Ma mõtlen siin lõike 3.3. Võite kohe vastata. Jaa, aitäh sõna eest. Nimelt me mitte ei vabasta siis õppemaksust õpilasi, kes on Eesti ära põlanud, vaid hoopis neid, kes on läinud end välismaale täiendama ja tulnud tagasi. See näitab õpilase pühendumust Eestile ning samuti tema soovi siia panustada mitmekülgsete kogemustega. Ning lisaks sellega väldime me õpilase topeltkoormamist ning soodustame Eesti arengut mitmekülgsete kogemustega inimese võrra. Aitäh! Keskerakonna saadik 76. Aitäh sõna eest. Eile pressikonverentsil oli mainitud, et on suur risk, et uue muudatuse pärast Eesti noored lähevad välismaale tasuta õppima ning jäävad sinna elama. Selle peale vastasite päris kindlalt, et noored tulevad Eestisse tagasi perekondi looma. Kas teil on statistika, mis tõestaks teie sõnu? Tihti juhtub ka nii, et välismaal õppijad kohtuvad partneritega ning otsustavad sinna elama jääda. Aitäh! Tänan küsimuse eest. Statistikat ei saa olla olukorra kohta, mis ei ole veel toimunud. Seega hetkel sellist statistikat ei ole. Küll, aga võime ratsionaalselt oletada, et kuna Eestis esiteks õppemaks siiski jääb madalamaks kui populaarsetes välisriikides, milles tavaliselt õpitakse, siis tung minna välismaale märkimisväärselt ei suurene. Samuti, nagu mainitud, on Eesti vanema palgasüsteem, emapuhkuse süsteem maailmas vaieldamatult esimene ning perekonna loomiseks oleme meie siin kõige parem variant, mistõttu selle sooviga inimesed siia ka tagasi pöörduvad. Aitäh! Väike märkus. Kuna käimas on istung, siis palume absoluutselt kõikidel saadikutel viivitamatult saali tagasi tulla ja ilusti asjast osa võtta.
Nii, aga jätkame protseduuridega. Sotsiaaldemokraatide esindaja 101. Aitäh. Milline näeks teie meelest välja ideaalne Eesti ülikool, kui tuleks raha juurde? Mida te muudaksite? Aitäh küsimuse eest. Me tõesti oleme seda põhjalikult kaalunud ning meie põhiline seisukoht on, et omandatav haridus peaks olema kvaliteetne. Seda me siis saavutame seeläbi, et me tõstame õppejõudude taset, kus praegu madalama rahastusega õpetavad meil näiteks bakalaureuse tudengeid, neist vaid paar aastat vanemad üliõpilased, siis selle eelnõu läbi me saaksime luua olukorra, kus bakalaureuse tudengeid ja kõiki teisi tudengeid õpetavad kvalifitseeritud professionaalid, professorid, dotsendid ning seeläbi on õpilaste ülikoolis veedetud aeg tunduvalt efektiivsemalt kasutatud ning see aeg nende noorusaastates on veedetud kõige paremal viisil ning see on väärt mainitud investeeringut nendele, kes saavad seda lubada. Aitäh! Ahaa, nii, Keskerakonna saadik 69. Aitäh sõna eest! Oma eelnõus te olete kirjutanud, et jäävad alles ülikooli poolt määratavad stipendiumid väga heade tulemustega õpilastele, mis suurendab üliõpilaste õpimotivatsiooni veelgi. Olles seda teemat uurinud, siis olen avastanud, et isegi keskmine hinne 4,9 ei ole alati piisav toetuse lävendi ületamiseks. Ja isegi kui selle lävend ületatakse, on see toetus 100 eurot kuus, mis arvestades praeguseid olusid ja lisanduvat õppemaksukoormust mitte kuidagi ei aita õpilasi ja ei lisa neile mingit motivatsiooni sellega nagu õppida paremini. Ja ma ütlen sellega, et mis motivatsioon see on, vastupidi, tegemist on mõnitamisega. Kuidas te kommenteerite? Tänan küsimuse eest. Esiteks pöörduksime tagasi punktini, mis ütleb, et käesolev seadus jõustub 2024. aasta 1. augustil, mis arvestades meie majandustsükleid peaks olema aeg, kus me oleme kriisist väljunud ning inimestel on tunduvalt paremad võimalused end toetada. Ning samuti see ülikooli poolt makstav tasu õppeedukuse eest on ainult preemia. Siiski meie põhiline motivatsioonifaktor õpilasele õppida kõrgetele hinnetele saab olema vabastus õppemaksust, mis siis rakenduks 15% ulatuses ning oleks juba leevendus tema majanduslikule olukorrale, mis esiteks ei saagi olla niivõrd halb, kuna teie situatsioonis õpilane ei kuuluks keskmise raske sügava puudega või haridusliku erivajadusega isiku alla, ei oleks alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja, ei oleks parasjagu õppimas välisriigis ning tema perekonna sissetulek oleks ühe liikme kohta üle alampalga. Aitäh! Sotsiaaldemokraatide liige 113. Aitäh, lugupeetud eesistuja. Minu küsimust siis saadikule on selline, et mitu saadikut teie fraktsioonis on omandanud või omandavad kõrgharidust praegu? Aitäh. Tänan. Hetkel me osaleme simulatsioonis, niisiis meil on väga lai saadikute ring. Selle võrra meil täpselt statistikat ei ole. Kuid vaadates siin ringi on meil nähtavasti kõik saadikud väga intelligentsed inimesed, kes kahtlemata on kas kõrgharidust omandamas või siis plaaniga ennast edaspidi täiendada vastavalt vanusele. Aitäh! Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige 103. Aitäh, austatud eesistuja. Mul on selline küsimus, et nähes selle eelnõu iseloomu, mul tekib küsimus tervele Reformierakonnale. Kas te peate vaeseid inimesi ka inimesteks, kes väärivad tegelikult haridust? Aitäh! See on eelnõu järgi hariduses alampalga teenivatele isikutele, siis isegi perekonna ühe liikme kohta alla alampalga teenivatele isikutele võimaldatud, nii et jah, tõepoolest. EKRE saadik number 3.
Aitäh sõna eest. Austatud kõneleja, mulle jääb siit eelnõu sätte 3. punktist niisugune mulje, et õppemaksust on vabastatud ka näiteks niisugused hoopis välisüliõpilased, kes on tulnud aastaks Eestisse õppima ja siis lähevad oma kodumaale tagasi. Et kas ja kuivõrd see tõsi on ja mida selle vastu on võimalik ette võtta? Taolised välisüliõpilased tõenäoliselt ei räägi eesti keelt piisaval tasemel, et siin ülikoolis õppida. Ja kuna nad eestikeelsel õppekaval seejärgselt ei õpi, siis nemad ei ole õppemaksust vabastatud. Aitäh! Isamaa saadik 22. Tere kõneleja, et mul on tekkinud siin küsimus, et teil on kirjutatud, kõrgkool ei nõua üliõpilaselt tasu ja siis see 4. alapunkt, kus on öeldud, et kui perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla alampalga. Aga mida teha nende õpilastega, kel puudub siis vaatamata vanemate positiivsele finantsilisele olukorrale ikkagi see rahaline toetus, millega katta õpingute kulu, sest et 1000 eurot ei pruugi olla suur summa näiteks nende üliõpilaste jaoks, kel on olemas see vanemlik finantsiline toetus, aga mis saab siis teistest? Ja samuti on mul ka selline küsimus, et mis saab õppemaksust priiks taotlemiseks, et kui taotleda vabastust, kas mitte ei tekiks siis täpselt selline olukord, nagu meil on praegu nende väikepere toetustega, kus tehakse siis fiktiivabielusid ehk üliõpilane kuulutab ennast siis nii-öelda töötuks ja et saada siis vabastust õppemaksust. Aitäh! Tere, esiteks siin oli mitu küsimust nüüd ühes sõnavõtus. Seega võtame järk-järgult. Nii. Kahjuks Reformierakonna võimuses ei ole parandada ära inimloomuse vigasid, siis mitte toetada oma lapsi. Ning tõepoolest, võrreldes praegusega me ei saa tagada, et siis vanemad muutuvad oma laste suhtes hoolivamaks. Kuid kui antud lapsel, õppuril, on siis soov minna ülikooli, võib ta valida mõne riiklikult õppemaksust vabastatud eriala. Neid on laias ampluaas. Riigile on vajalikud nii õpetajad, mis juba iseeneses hõlmab kõikvõimalike kategooriate inimesi, insenere, arste ja sõltuvalt siis konkreetsest olukorrast ka teiste erialade esindajaid. Seega lai ampluaa õppemaksust vabastatud erialasid juba eksisteerib. Ning kas te saaksite palun korrata oma teist küsimust? Kas saab äkki mikri panna? Palun pange ennast sõnavõttu. Tõstke käsi üles. Ma mõtlen läbi palun selle ekraani seal. Nii, palun mikrit. Nii, ja mu teine küsimus siis seisnes selles, et kuidas ära hoida siis seda olukorda, kus üliõpilased hakkavad siis ennast fiktiivselt kuulutama siis töötuteks. Töötuteks? Või mitte töötuteks, aga ses mõttes, et nad kuulutavad välja, et neil ei ole seda finantsilist toetust vanematelt, et siis vältida õppemaksu maksmist. See siiski käib vanemate perekonna järgi, mis jah, tõepoolest taaskord inimeste iseloomu ei paranda. Nii et meie teeme praegu parima võimaliku inimloomuse piirides. Aitäh. Nii, küsimusi on veel. Küsimusi on palju. Järgmine küsimus Keskerakonna fraktsiooni saadik 97. Mul on selline küsimus, et mis saab peredest, kus on 5 last
kust kohast nad võtavad selle raha, et kõik lapsed saaksid endale omandada kõrghariduse? 5 last, see teeb kokku eeldatavasti 7 inimest. Korrutame siis alampalga 7-ga. Sellest tuleb juba päris suur summa, nii et esiteks need vanemad peaksid olema, ütleme, kõrgepalgalised inimesed. Kõik lapsed ühel ajal ülikooli samuti tõenäoliselt ei lähe. Seega kulud jaotuvad pikema perioodi peale. Pealegi on need kulud taolistele kõrgepalgalistele inimestele kantavad. Kui nende laps õpib väga hästi, siis hetkeseisuga ligi 472 eurot aastas, kui mitte nii hästi, siis 945. Samuti lähevad veel erandite alla kõikvõimalikud strateegilised õppekavad, puuded, erivajadused ja nii edasi. Seega olukord, kus on tõesti 5-lapseline pere, kus kõik lapsed lähevad üheaegselt ülikooli, mille vanemad on täpselt nii rikkad, et nad ei kvalifitseeru tasuta õppe alla, mille lapsed ei õpi hästi ega ole strateegilistel õppekavadel, on päris väike. Aitäh! Aga võtame nüüd viimase küsimuse saalist. Isamaa fraktsiooni liige 31. Jaa, kui see on seotud siis nende õppeedukusega, siis kas erinevate keskkoolide haridustaseme poolest, et näiteks mõne kõrgema õppeedukusega ja kõrgemate tulemustega koolis, näiteks kuskil Tallinnas või Tartus, nende viis võib-olla ei ole samavääriline kui näiteks mõne madalama kvalifikatsiooniga teise kooli viis, on ju. Et kes selline akadeemiline suhestumine, kuidas see mõjutaks seda ülikooli sisseastumist? Jaa, tänan selle küsimuse eest. Väga hea tähelepanek, et keskkoolide õppetasemed tõepoolest on väga erinevad, kuid see õppemaksu leevendus arvestatakse ülikoolis saavutatud tulemuste pealt pärast esimest semestrit, mille jooksul õpilasel on olnud võimalus ennast siis täiendada nüüdselt palju parema kvaliteediga õppejõudude käe all ning saavutada tase, mis on vastav tema loomupärastele eeldustele. Seega keskkoolide mõju sellele õppetasemele on marginaalne ning meie eelnõu osas ei ole relevantne. Aitäh! Aitäh! Saadik võib oma istekohale tagasi pöörduda. Nüüd aga seisukoha kõned ehk nii-öelda läbirääkimiste voor. Kui on soovi sõna võtta läbirääkimiste voorus, palun registreerige end kõne järjekorda. Keskerakonna fraktsioonist Ervin Talts, palun. Võite kõnepulti. Pole. Vabandust, siis Jaana Katre Ojasoo. Aitäh sõna eest, lugupeetud esimees. Armsad kolleegid, meie Keskerakonna fraktsioonina tunneme küll veidike muret ülikooli hariduse tasuliseks muutumiseks. Okei, ausalt öeldes on mure väga-väga suur. Võttes arvesse, kui suured kulud niigi kaasnevad ülikoolis käimisega, eriti kui noor peab selle jaoks kodunt välja kolima. Elamispinna rent, toit, transport,
väljas käimised ja nii edasi. Kui sellele liita veel õppemaks juurde, on summa päris suur noore inimese jaoks. Tõsi, te pakute ka maksusoodustust ja maksust vabastamist, kuid kas ei tekita jällegi teistes küsimust, miks tema ei pea maksma, aga mina pean? Jah, tegu on ülla eesmärgiga muuta meie endi tulevast haridust paremaks ning seetõttu kutsungi teid, kallid kaaslased, hääletama enda südametunnistusest lähtuvalt ning arvestage ka enda kogemust. Aitäh! Järgmisena võib kõnepulti tulla sotsiaaldemokraatide liige Gregor Sööt. Tere, lugupeetud eesistuja ja Riigikogu saadikud. On häbiväärne näha, et rahvaharitus läheb Reformierakonnale nii vähe korda. Kõrghariduse tasuliseks muutmine ei saavuta midagi muud kui elanikkonna elu raskendamist niigi raskel ajal. Eelnõu jagab inimesed kastidesse, muutes kõrghariduse luksuseks ja perekonna finantsilisest seisust sõltuvaks. Selle eest sotsiaaldemokraadid ei seisa. Tasuta kõrgharidus on Eesti rahva tuleviku alustala. Olles maailmapildis niigi väike rahvas, peavad meie inimesed olema haritud ja kompetentsed, mitte ei peaks nad otsima endale vajalikku haridust teistest riikidest. Ajude väljaränne on suur probleem Eesti ühiskonnas ja me peaksime seda riigina peatama, mitte soodustama. Ühes asjas võib nõustuda küll. Eesti kõrgharidus vajab raha, aga siinkohal ei saa päri olla selle käesoleva viisiga. Seetõttu kutsun teid, kallid saadikud, hääletama vastu sellele eelnõule, sest oluline on ikkagi meie rahva haritus ja tulevik, mitte momentaarne rahaline kasu ja joone tõstmine. Aitäh! Aitäh! Võite tagasi istuma minna. Järgmisena saab õiguse kõnepulti tulla Isamaa saadik Hanna-Paula Volt. Karolin Tšeklin Raba, palun. Tere taas, austatud esimees ja austatud saalis viibijad. Kõneldes Isamaa eest ei seisa ma siin, et maalida seda pilti lillelisemaks, vaid hoopis aidata teil seal olemasolevaid lilli märgata. Eesti haridustase on väga heal tasemel. See on aspekt, mille üle saame uhkust tunda. Küll aga loorberilehele puhkama jäämise asemel tuleks püstitada küsimused. Kuhu edasi? Kuidas teha head veel paremaks? Antud eelnõu jõustumise korral saame rahalise aluse Eesti kõrgharidusmaastiku parandamiseks. Iga üliõpilase õppeedukust mõjutavad tema õppejõud. On aktuaalne probleem, et Eestis on õpetajate puudus. Aga oleme unarusse jätnud õppejõudude puuduse. Meil on õppejõude vähe ning need vähesedki on ülekoormuse ja tööpingete tõttu pideva läbipõlemise äärel. Tõstes õppejõudude palka, soodustame nooremate õppejõudude juurdekasvu ja tõstame olemasolevate õppejõudude motiveeritust oma tööd südamega tegema. Nende sulest välja lendavad noored kannavad seda sära oma silmis edasi, stabiliseerides Eesti tööturgu ja muutes seda igati innovatiivsemaks. Seega kutsub Isamaa fraktsioon üles hääletama eelnõu poolt. Aitäh! Aitäh! Järgmisena saab puldis sõna EKRE fraktsiooni esindaja Sten Anders Hellat. Austatud härra istungi juhataja, lugupeetud Riigikogu. Reformierakonna kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu näeb ette paragrahv 16 lõige 3 punkt 4 kohaselt ei nõuta tasu õpilaselt, kes on tõestanud, et ühe pereliikme kuu sissetulek jääb alla alampalga, mis on praeguse seisu järgi 725 eurot. Mis saab aga peredest, kes selle alla ei kvalifitseeru.
mõtlen just neid, kes saavad näiteks 750 eurot palka. Näiteks isegi ema ja isa peale kokku ei ole see palk piisav. Ja see on ilmselgelt väike. Arvestades ka muid kulutusi, näiteks toit, eluasemelaen, üür, komkulud, riided ja nii edasi. Samuti ei nõuta ka tasu välismaal õppinud õpilaselt, mida kajastab paragrahv 16 lõige 3. Kas mitte elamine ja õppimine välismaal on valdavalt kallimapoolne, mida saavad lubada vaid jõukamad? Kas nad mitte ei saaks ka siis seda õppetasu maksta? Ja lõpetaks sellega, et igasugune hariduse maksustamine pärsib hariduse kättesaadavust. Siis on võimalik juhus, et vaesem õpilane jääb lihtsalt uste taha. Aitäh! Aitäh! Nüüd annan võimaluse Reformierakonna fraktsiooni saadikul, kelleks on Stenar Niinemets, oma eelnõu arutelu kokku võtta. Aitäh, austatud esimees. Tere, lugupeetud Riigikogu liikmed, esindan Reformierakonda siin. Meie Eesti kõrgkoolid on praegu raskes olukorras. Hetkel nad töötavad suure alarahastuse käes. Seetõttu tahame ülikoolid ja tudengid päästa sellest olukorrast, kuid riigi eelarves selle lahendamiseks raha praegu ei ole. Sellepärast tekitame tasulise kõrghariduse. Teeme seda, sest kõrgharidus läheb meile korda ja me tahamegi teha head veel paremaks, nagu enne öeldi. Tasulise kõrghariduse rakenduseks leiame, et 30% õppemaksust on sobilik summa, sest suurem osa Eesti üliõpilastest suudaksid endale seda finantsiliselt lubada. Et vältida kõrghariduse kättesaadavuse langust, on plaanitud luua kompenseeriv süsteem hästi ja väga hästi õppivatele tudengitele, kus riik tasuks 15% õppemahust. Lisaks on ette valmistatud ka tasulise kõrghariduse vabastus või maksusoodustus taotlemissüsteem erivajadustega inimestele. Sellega tagaksime toimetuleku raskustega, puuete või erivajadustega ja madala sissetulekuga leibkondade võimaluse saada võrdväärset haridust. Näiteks võiksime tuua ka siia näiteks autokooli. Et see maksab, see on vajalik, et kõik inimesed, suurem osa inimestel ikkagi on autokool tehtud ja neil on load olemas. Lisaks on ka, et mitte keegi ei ole veel alternatiive paremaid toonud meile, üks muudatus lükati vastu ja samas on ka see, et räägitakse pidevalt välismaa teemast. See välismaa teema on võib-olla valesti arusaadav, sest et see välismaa lause tähendabki seal seda, et inimestel, kes tulevad tagasi, neil ei küsita seal oldud aja eest raha. Aga kui nad nüüd tulevad tagasi, nad peavad ikkagi maksma ja nad peavad õppima, et saada soodustust, kui nad tahavad. Meie oleme Reformierakond ja hääletage meie poolt, kui me tahame, et hoida Eesti tulevikku kindlates kätes ja et haridus jääks meie enda otsuseks. Aitäh, võite oma kohale tagasi istuda. Kuid nüüd sulgen läbirääkimised ning viime läbi lõpphääletuse. Lõpphääletusele läheb eelnõu ilma muudatuseta. Hea noorte Riigikogu, panen lõpphääletusele Reformierakonna fraktsiooni eelnõu kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 41, vastu 43 ning erapooletuid 4. Ei ole vastav eelnõu vastu võetud. Aplodeerimine ei ole päevakorras.
Kuid nüüd üritus ei ole veel kaugeltki läbi. Tuleb väike tunnustamine, tänusõnad, nii et viimased kannatused, palun.